No nii, tšau, siin on nüüd enda aju ümber programmeerimine põhimõtteliselt, see on nagu neuroscience, ma ei tea, mis ta eesti keeles on, ma ei ole seda veel tõlkinud, aga ma ise tegin seda eile õhtul ja täna hommikul ja täna ma turul müüsin kõik ära, mis mul oli. Nii et ma siin jagan nüüd kohe sinuga ka, et kui sa oled huvitatud külluse loomisest oma ellu, et siis põhimõtteliselt mida saab teha? Võib-olla ma teen sellest ka pühapäeva pühitsuse kunagi, aga ma tahtsin kohe praegu siin jagada nagu tehnikat, mida teha, et noh, sellel on kõik teaduslikult põhjendatud tagamaad, et siis tema ütleb hommikuti, aga samas seda saab teha ka enne magama minekut, ehk siis hommikul kohe, kui sa ärkad, siis enne, kui sa mitte midagi muud teed, enne kui sa lähed tagasi hops oma päeva ja võtad kätte telefoni ja hakkad oma sõnumeid kontrollima, enne seda sule silmad uuesti ja tee 3 sügavat sisse ja välja hingamist. Tema soovitab nagu niimoodi, et sa hingad 4 peal sisse, ninast sisse ja välja, 4 peal sisse, hoiad 2 peal hinge kinni ja hingad 6 peal välja, ehk siis 4, hoiame hinga kinni, 1, 2 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingad välja nina kaudu siis. Aga mina tegin lihtsalt oma enda sügavad sisse ja välja hingamised, sest nii kui ma hakkan lugema, siis mul kaob kohe see olek ära, kohe lähen pähe tagasi. Nii ma tegin lihtsalt oma 3 sügavat sisse ja välja hingamist, et nagu välja hingamine siis pikem kui sisse hingamine. Ja siis põhimõtteliselt siis on need afirmatsioonid õigesti, nagu ma olen Thielsvani videotes ka nagu, et mitte, et nagu ma kohe saan 1 000 000 eurot või, sest see meie aju ei usu seda. Ja et nagu ei ole mõtet ennast sundida mingisugusesse kasti, mingisugusesse energiasse, mis meile, linnud olid siin, mis me ei ole võimelised uskuma sellel hetkel, aga näiteks, mida sa oled võimeline uskuma? Et näiteks 2000 eurot see kuu ja iga kuu vastu võtma, oled nõus uskuma, et noh, kas see on nagu võimalik, kui ei ole, siis võta 1000, kui ei ole 1000, ei ole võimalik, siis võta vähem. Et nagu see summa, mida sina suudad ette kujutada ja ütled, tema ütleb, et mul on turvaline. Mina panin kõigepealt, ma luban endal vastu võtta näiteks 2000 eurot iga kuu. Ja siis ütled uuesti ja ütled aeglasemalt veel. Ma luban endal vastu võtta 2000 eurot iga kuu. Või sa võid ka siis öelda, mul on turvaline, see on turvaline vastu võtta 2000 eurot kuus. Ja nüüd, kui sa oled seda teinud mõnda aega ja tunneta seda emotsiooni, mis sellega kaasneb, emotsioon on väga oluline. Et mäletate, uskumuse muutmise puhul on see, emotsioon hoiab meie uskumusi kinni. Me ei suuda neid muuta, sest meil on emotsioon on nagu superliim, mis hoiab neid uskumusi kinni. Nii et emotsioon on oluline. Ja siis peale seda, kui sa oled seda afirmatsiooni mõnda aega teinud, siis mäleta mingisugust teatud hetke, kus sa tundsid ennast külluslikuna. See ei pea olema rahaga seotud, aga võib. Et millal iganes sa tundsid küllus, vot seda tunned, aga mine sellesse mälestusse tagasi. Ja pane ennast sellesse mälestusse, nii-öelda astu sellesse mälestusse sisse ja tunneta neid emotsioone. Tunneta seda tunnet, mis tunne see siis oli. Sa võid mõelda ka detailide peal, kellega sa koos olid, mida sa kandsid sel hetkel, et mis ilm oli, nagu sellised asju. Ja et jah, et luba endal neid emotsioone tunda, see on kõige olulisem emotsioon, isegi kui sul ei tule mälestust, mõtle emotsioon ja korda neid afirmatsioone ja ongi kõik, siis teed uuesti need 3 sügavat hinge tõmbad sisse ja välja nina kaudu ja iga hommik, korda seda iga hommik, mina soovitan ka igal õhtul ja voilà. Loome.